Tervist! Alustan mõtisklust täna Pauluse kirjast kolosslastele 3. peatükist salmide 23 ja 24 lugemisega, mis ütlevad: mida te iial teete, seda tehke kogu hingest, nõnda nagu issandale ja mitte nagu inimestele, teades, et te saate issandalt palgaks pärisosa. Teenige issandat Kristust. Usun, et veel mäletate selle aasta alguses, kui Los Angeleses möllas maastikupõleng või pigem mitmuses maastikupõlengud. Kahjud olid väga ulatuslikud. Kokku põles seal üle 16 000 hektari maad ning hävis rohkem kui 12 000 hoonet. Inimesed kaotasid selle käigus oma kodud, mis olid maha põlenud koos mälestusesemetega, igapäevaeluks vajalike tarvilike asjadega. Põlengud hävitasid suuri metsapiirkondi, mis olid elurikkuse säilimise kui ka kohaliku ökosüsteemi tasakaalu seisukohalt väga tähtsad. Ja lisaks halvenes muidugi märgatavalt õhu kvaliteet, põhjustades terviseprobleeme inimestele, kes elasid põlengupiirkondade läheduses. Paljudel peredel oli puudus põhivajadusteks vajalikest asjadest nagu toidust ja veest, riietest, mis veelgi süvendasid loomulikult nende kannatusi. Inimeste kogukondlik elu sai ka tugevalt kannatada, sest paljud olid sunnitud oma kodudest lahkuma ja otsima peavarju kuskilt mujalt. Lisaks muidugi veel materiaalsele kahjule said paljud ka sügava emotsionaalse ja psühholoogilise trauma, millega ju tegeletakse veel pikalt edasi. Rääkimata sellest, et inimesed leiaksid omale uue kodu ja rajaksid uue kogukonna. Minu küsimus meile täna siin kõigil ühiselt on, et kuidas me peaksime sellisele sündmusele reageerima? Kas on olemas olemuslikult kristlik viis taolistele kriisidele reageerimiseks? Ja ma usun, et kõik te olete nõus, et muidugi on. Kuid see, kuidas inimesed siis kristlikkust praktiseerivad, on ka siiski väga erinev. Olgu siinkohal alguses siis kohe öeldud, et parim viis kriisi tekkides reageerida on jagada armastust, kaastunnet, hoolimist ja praktilist abi siis, kui see on võimalik. Kuid kahjuks on inimestel kiusatus anda ka olukordadele kohaselt oma isiklikke hinnanguid. Meil on soov asjadest aru saada ja neid põhjendada ja see on ka väga inimlik. Me tahame kõik ju teada, et miks juhtus, kuidas juhtus ja kes on süüdi. Ja seepärast võib ka praegu leida sotsiaalmeedias isegi näiteks selle sama Los Angelese tragöödia ning kõikvõimalike teistegi olukordade kohta kristlaste poolt hulganisti üsnagi ebasobivaid hinnanguid ja kokkuvõtteid. Näiteks levivad Facebookis ja YouTube'is pildid ja videod ühest majast, mis olevat ainsana mitte maha põlenud ja juures tekst: siin majas elasid kristlased. Saate aru, millist sõnumit see endaga kannab? Ja mina ütlen, et see ei ole õige sõnum. Teised toovad Los Angelese põlengut näitena selle kohta, milline võiks näiteks välja näha Jumala raev ja kritiseerivad julgelt neid, kes nende arvates on olnud ülekohtused ja on saanud seal õiglase karistuse. On neidki, kes peavad seda kohutavat sündmust Jumala õiglaseks karistuseks. Nendele, kes nende arvates Jumalat on pilganud, tsiteerides seejuures pühakirja. Tahan täna öelda, et kõigile sündmustele läheneda nii-öelda põhjus
ja tagajärg ehk siis ise oled süüdi või ise oled selle endale kaela tõmmanud põhimõttel ei ole tegelikult kristlastele kohane ja sobilik. Ja tooksin siinkohal võrdluseks ühe vastupidise olukorra, mis võib-olla on üsna ilmekas. Oletame, et mõne kristlase kodu põleb maha, mida me ju teame, praktikas ju tegelikult ka ikka juhtub. Või tabab kristlast mõni teine õnnetus. Mida me siis tavatseme öelda? Kui kirik maha põleb või kui kristlane kannatab, siis kaldume ehk pidama seda ebaõigluseks selles kurjas maailmas, mis on tabanud ühte head inimest. Tegelikkuses ju me ei peaks päriselus taolisi üldistusi kunagi tegema, sest nagu me teame, ütleb ka pühakiri, ülekohus võib tabada nii õiget kui ka õelat. Niisiis, millegipärast me tahame vabandada ja tühistada kõike, mis võiks olla meie enda kannatuste põhjuseks, kuid samas oleme usinad ja agarad kohut mõistma ja kiireid hinnanguid andma nende suhtes, kes on meist kaugel ja meie hinnangul elavad meile vastuvõetamatul viisil. Ma olen veendunud, et see ei peaks nii olema. Me ei peaks selliselt inimeste üle kohut mõistma. Me ei peaks kristlastena avalikult kommenteerima ja hukka mõistma mis tahes sündmusi maailmas, kus inimesed ühel või teisel põhjusel kannatavad. Me ei tohiks kellegi kannatusi või kaotust vabandada, õigustada, oma algatuslikult selgitada või pisendada. Ja selleks kõigeks on meil olemas ka selge kristlik alus. Jaakobus näiteks kirjutab Uues Testamendis, ärge halvustage üksteist, vennad. Kui keegi halvustab või arvustab oma venda, siis ta halvustab ja arvustab seadust. Kui sa aga seadust arvustad, siis sa ei ole seaduse täitja, vaid kohtunik. Ainult üks on seaduse andja ja kohtunik. Tema, kes võib nii päästa kui hukata. Aga kes oled sina? Sa ligimese arvustaja. Nii kirjutab siis Jaakobus 4. peatükis salmides 11 ja 12. Jah, ma tahan täna öelda, et ka Los Angelese katastroofilisele põlengule moraalseid ja piibellikke põhjendusi pakkudes me tegeleme ka kohtu mõistmisega. Me ei tee seda võib-olla enda arvates ja teadlikult otse, me ju ei mõista kohut selles mõttes, et me määrame kellelegi karistusi, aga kui me anname hinnangu kellegi tegevusele ja seda avalikult levitame, siis me ikkagi tegeleme ju kohtu mõistmisega. Mõtelgem teistmoodi. Kes meist isiklikult tahaks, et olles oma elus kogenud ükskõik millist kaotuse valu, tuleb keegi ja asub seletama, et see juhtus sinuga just sel ja sel põhjusel. Ma ei ütle siin, et meie isiklikel tegudel ja otsustel ei oleks moraalseid ja eetilisi tagajärgi. Loomulikult on. Aga ma soovin lihtsalt öelda, et meie ei ole need, kellel on õigus kohut mõista teiste olukordade üle. Vähemalt suurel enamusel meist ei ole seda õigust, seda voli ega vajalikke teadmisi. Ja sellepärast hoiatab ka Jeesus üsna otsekoheselt ja selgelt, öeldes mäejutluse kontekstis, ärge mõistke kohut, et teie üle ei mõistetaks kohut. Sest mis kohtuga teie kohut mõistate, sellega mõistetakse kohut teiegi üle. Ja mis mõõduga teie mõõdate, sellega mõõdetakse ka teile. Taolisi tekste on veel piiblis palju. Johannese evangeeliumis on meil lugu lausa teolt tabatud ehk kindlasti süüdi olevast abielurikkujast naisest. Ja sellises olukorras tundub avalik hukkamõistmine ju olevat igati õigustatud. Aga ei. Isegi sellises olukorras hoidub sellest Jeesus. Jeesus ütles süüdistajatele, kes teie seast ei ole pattu teinud, visaku teda esimesena kiviga.
me teame, et see ei olnud üleskutse päriselt kiviga visata, see oli Jeesuse poolt üleskutse iseendasse vaadata. Millise armu osaliseks meie sooviksime saada, kui me ka teame, et me oleme elus eksinud. Selle juhtumiga annab Jeesus mõista, et isegi kindlate süüdimõistvate asjaolude ilmnedes ei peaks olema meie, kristlaste meelsus esmajärjekorras kohut mõista, süüdi mõista, vaid me peaksime otsima seda, mis aitab taastada, mis aitab päästa, anda uue võimaluse, mis aitab üles ehitada seda, mis on katki läinud. Johannes toob oma evangeeliumis väga ilmekalt välja järgmise olukorra Jeesuse elus. Tsiteerin. Edasi minnes nägi Jeesus ühte sündimisest saadik pimedat inimest. Ja jüngrid küsisid temalt, Rabi, kes on teinud pattu, kas tema ise või ta vanemad, et ta on sündinud pimedana? Tsitaadi lõpp. See kirjakoht illustreerib hästi seda valitsevat traditsioonilist arusaamist sel ajal ja ma arvan üpris palju ka ikkagi tänaselgi ajal, et kannatused on Jumala karistus pattude eest. Ja see on kohutav arusaamine. Saate aru, et pimedana sündinu puhul oli väga keeruline leida selle olukorra süülist põhjust. Seepärast see arutelu oligi tekkinud, sest ka need, kes selle üle arutasid, ei saanud aru, kuidas on võimalik, et see mees oli pimedana sündinud ja nad üritasid seda kuidagi seletada. Nagu ma rääkisin, juba alguses meil kõigil on kalduvus püüda kõiki asju seletada. Aga ma tahan teile täna lihtsalt öelda, et me ei tohiks põhjustada lisakannatusi teistele ja neile, kes juba kannatavad. Ja ma arvan, et see oli ka see, mida Jeesus soovis öelda. Ja neid, kes meie ümber erineval viisil kannatavad, neid on meie ümber väga palju. Sest iga kannatust õigustav või vabandav või selgitada püüdev sõna teeb veel täiendavalt haiget. Nii see kahjuks on, et meie valimatud sõnad teevad tihti teistele inimestele veel vägagi haiget. Aga Jumala sõna, ma usun, peaks tegema elavaks. See peaks taastama, see peaks üles ehitama, see peaks kannatused lõpetama, mitte neid pikendama. Kui me peame ennast kristlasteks ehk Kristuse eeskuju järgijateks, siis peaks meie sõnades ja meie tegudes väljenduma täpselt samasugune meelsus. Me ei tohiks endale lubada läbi mõtlemata sõnade voolu ükskõik kelle või mille aadressil, eriti olukordades, kus keegi kuskil kannatab. Ma ei ütle sellega, et kohut mõistma ei peaks või et me peame kõike kiitma, mis meie ümber toimub. Jällegi, mitte sugugi. Juba Jaakobus kirjutab, ainult üks on seadusiandja ja kohtunik. Tema, kes võib nii päästa kui hukata. Aga kes oled sina, sa ligimese arvustaja. Niisiis, me ütleme, et Jumal on meie kohtunik. Me ütleme, et ta on õiglane kohtunik. Nagu meilgi selles ühiskonnas, kus me elame, me vajame sedagi poolt, et keegi õiglaselt kohut mõistaks. Aga olla õiglane kohtunik tähendab, et see keegi peab teadma detaile väga hästi. Nagu iga kohtunik, kes tahab langetada õiglast otsust, peab ta põhjalikult uurima asjaolusid. Ja me usume, et tema, Jumal, saab päriselt öelda, kuidas asjad on. Meie lihtsalt ei saa. Meie tihti oletame, meie arvame, meie teeme ennatlikke ja ebapädevaid järeldusi ning loome selliselt veelgi suuremat ebaõiglust. Nimelt, meil tuleb aru saada, et andes ebapädevat ja ebaõiglast hinnangut kellegi või millegi suhtes, loome me otseselt veelgi ebaõiglust juurde. Niisiis on Jeesuse üleskutse, ärge mõistke kohut, väga praktiline ja väga asjakohane. See ei ole üksnes
suhtumise küsimus. See on õigluse küsimus. Kui me anname ebaõiglase hinnangu asjast tegelikult ise lõplikult mitte aru saades, kui me anname ebaõiglase hinnangu kellegi suhtes, teeb ja loob see ebaõiglust juurde. Me kahjustame sellega neid inimesi või seda teist ühiskonda või perekonda või kogukonda. Seega on targem hinnangutest hoiduda. Aga kuidas me peaksime siis reageerima, kui maailma tabab kuskil järjekordne tragöödia? Sõltumata sellest, kas meie isiklikul hinnangul on nad selle ise ära teeninud või mitte, usun ma, et kristlastena peaksime reageerima vaid ühte moodi. Ja ma usun, et me kindlasti peaksime vastama. Seal, kus inimesed seisavad silmitsi kannatuse, kaotuse ja leinaga, on meie esmane eesmärk mitte põhjustada täiendavat kahju, ehk mitte põhjustada täiendavat valu. Pole vaja anda selgitusi, otsida põhjusi, miks midagi on juhtunud. Ja teiseks, mida me alati saame siis teha, on väljendada oma hoolimist, oma toetust ja kui see on meile võimalik ja jõukohane, pakkuda ka päriselt nendele inimestele oma asjakohast abi. Ja ega mul ei olegi muud rohkem öelda, kui lõpetada Pauluse sõnadega, millega ma ka alustasin, kirjas kolosslastele 3. peatükk, salmid 23-24, mis ütlevad, mida te iial teete. Ja ma rõhutan seda sõna siin iial. Mida te iial teete, seda tehke kogu hingest. Nõnda nagu issandale ja mitte nagu inimestele, teades, et te saate issandat palgaks päris osa. Teenige issandat Kristust. Nii võttis siis selle mõtte kokku Paulus ja ma arvan, et ta soovis sellega eelkõige öelda seda, et kui meil on teinekord raske kedagi aidata, sellepärast et meile tundub, et see inimene ei vääri seda, siis tehkem ikkagi head nagu issandale, mitte nagu inimestele. Sest see aitab meil üle olla teinekord nendest hetkedest ja olukordadest, kus võib-olla meie enda mingisugune õiglustunne või kohut mõistev tunne tahab esile tõusta. Niisiis, mida me iial teeme, tehkem seda kogu hingest, nõnda nagu issandale, mitte nagu inimestele. Jumal, õnnistagu teid rikkalikult kõiges, mis teilgi sel nädalal ees seisab. Aamen.